tulemast teile kõigile, kes olete siis täna siia Nõvale jõudnud. Nõva on mitmes mõttes väga eriline paik. Kui eelmistel sajanditel oli Lääne-Eesti rannakülades sageli valdavaks rootsi keel ja rootsi meel, siis siit üsna lähedalt Nõva ja Riguldi vahel jooksis selline nähtamatu joon, mis jättis siinse poole eestlastele. Ja siin on see eesti keel ja eesti meel kestnud läbi kõigi nende aegade. Meie kabel ja selle eelkäija on kuulunud Lutkarnuse Eestisse jõudmisest saadik algul Lääne-Nigula kihelkonna koosseisu, siis Harjuristi kihelkonna koosseisu ja siis esimese Eesti Vabariigi ajal jõuti nii kaugele, et meist sai iseseisev kogudus ja siis seoses sellega sai sellest kabelist ka kirik. Kogu see kirik ja kogu see kiriku ümbrus on oma intiimsuses südamesse minev, kus mujal sa näed neid küünaldega lühtreid, kus mujal sa näed tallatavat orelit, kus mujal sa näed kõike, mis on natuke armsalt viltu, natuke armsalt võib-olla kulunud, aga selle eest armas ja omane. Tere tulemast teile kõigile veel kord. Kõik me allikad on sinus, kõik me allikad on sinus. Armas Jeesus, armastaja, armas Jeesus, armastaja. Tänu sulle andemasta, tänu sulle andemasta. Nõrgemisest tugevuse, nõrgemisest tugevuse. Kitsikuses avaruse, kitsikuses avaruse. Tervitab meid ka Raaskonna päeval meie piiskop. Tervitan teid kõiki ELK Lääne Raaskonna päeva puhul. Olete täna Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal kogunenud Nõvale. Raaskonna päeva teemaks on meie kirik, meie riik. Mõtlete tänus meie kirikule ja meie riigile ja laulate üheskoos Issanda kiituseks. Päeva programm on väga mitmekesine ja keskmeks on muusika. Laulul ja muusikal on eriline tähendus meie kiriku ja meie rahva jaoks. Tänu sulle igavesti, tänu sulle igavesti. Püha vaimne lohutaja, püha vaimne lohutaja. Taeva isa kaunistaja, taeva isa kaunistaja. Lugemine Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 1. peatükist. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde, oma tahtmise head meelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastuses. Kõigutada, ükski võime
meie kirik ja meie riik on tänase praastkonnapäeva teema, millele oleme üheskoos tulnud mõtisklema, kaasa elama ja andma oma panuse selleks, et võib-olla see on kingitus Eesti Vabariigile, nii nagu see praegu kombeks on, enne kingituse. Eesti Vabariik 100 ja eelmisel aastal tähistasime Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 100. aastat. Need mõlemad mõisted puudutavad igat kirikulist. Oleme kiriku inimesed ja oleme oma riigi kodanikud. Oleme mõlema eest tänulikud ja saame nii kiriku kui riigi eest üheskoos palvetada näiteks Tõnis Mägiga koos, kes kenasti laulab Hoia Jumal Maarja maad. Ja me jääme palvesse. Kõigeväeline Jumal, läbi erinevate aegade on paljud siinse paiga inimesed pidanud oma elud jätma kaugel kodust ja kodustest. Ka 77 aastat tagasi toimunud juuniküüditamine lõhkus paljude siinsete inimeste saatused, jättes valusad armid ka nende hinge, kes sealt eluga ka tagasi jõudsid. Täna me mõtleme siin neile nõvalastele, kelle hauad on võõras mullas. Aita meil hoida elavana nende mälestust ja anna ka meile julgust ja meelekindlust täita lõpuni oma kohust, kui selleks vajadus tekib. Seda palume me sinult, Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Kus siis saavad kirik ja riik kokku? Ma pean riigi all silmas ka rahvast ja kiriku all usku. Kõige lihtsam ja kindlam tee on otsida põhiseadusest ja piiblist. Loen teile ette minu jaoks kõige olulisema koha põhiseaduse preambulast, mis seletab lahti Eesti riigi mõtte. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. See on see väärtus, mida
päikese vurina laulu lööb kaasa, kuni ta magama jääb. tere! Heidekene unes näeb kadunud noorust. Oho! Kallim tal härraste kokk. Loete minu need sõrmed üle või? Heidekene paneb pea kallimale kaela, ärgates üles talgu. Tere tulemast veel kord kõigile ja me alustame siis selle laulupäeva osaga. Ja meie kava jätkab Nõva köster Mart Martin. Oli aasta 1902, kui ma tulin Nõvade. 1918 tuli Eesti Vabariik ja kui ma ameti maha panin, oli aasta 1934. Nõva kirikul oli köstritalu Kõlgumäel Erital. Seal oli maad, seal oli metsa ja seal olid taluhooned. Köstrit oli Nõvale vaja, sest kirikuõpetajad ei elanud koha peal. Ja seda igapäevast usutööd tegigi siis köster ja köster andis ka kooliharidust. Nõval hakati kooliharidust andma 1863. aastal ja just seal köstritalus. Köstrid tulid ja läksid. Mina tulin 1902 ja jäin. Seega olin ametitruu ja rahvas hindas seda. Ja ega lapsedki mind julkjuriks ei pidanud. Nende jaoks olen ikka köster Mart Martin. 20. mail jagati Tallinna Toomkirikus teenekatele kirikutöötegijatele autasusid ja öeldi edasi südamlik tänu. Üks teenete risti 3. järgu pälvinud Eesti tuntud inimene, kirjandusteadlane professor Rein Veidemann sai kirikupoolse tunnustuse ja ta ütles oma tänukõnes, olen juba mõnda aega seda meelt, et meie ühiskonna asjadest rääkides võiksime julgelt kasutada mõistet Eesti kristlus. Ei ole võimalik mõista Eesti kultuurilugu ilma, et tunneksime Eesti kristluse lugu. Meie kultuuri tüvitekstid on läbi põimunud religioossusest. Koidula, mu isamaa on minu arm, on luuletus tõotatud maast, millele Gustav Ernesaks andis viisistatult rahvusliku südame hääle ja lausa otsesõnu anname end rahvana Jumala hoolde nii oma riigi hümnis kui ka aastakümneid väliseestlastele hümniks olnud laulus Hoia Jumal Eestit.
Inimene näeb, mis silma ees.
Mitmete ja lausa paljude inimestega me oleme jõudnud nüüd sellesse hetke. Kõik on hästi korda läinud. Vihma ei ole küll tulnud, aga küll ta tuleb. Ta võib ju öösel tulla ju, siis kui meil on pidu läbi. Aga tahaksime tõesti tänada väga mitmeid inimesi ja soovida kõige rohkem Nõva rahvale Jumala õnnistust ja rahu, et me saime siin teie juures olla. Jääme ootama kutset järgmiseks aastaks, kuhu jälle kokku tulla, laulma ja kuulama köstri lugusid või mõnda muud huvitavat lugu.